Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Te kuulate saadet Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub kolleeg Ülle Kell. Tere, Ülle! Tere! Tere ka kuulajatele! Ma tahaks rääkida kevad ja silmad teemal. Mul endal ka natuke silmad sügelevad ja see võib-olla on ka põhjus, miks ma siia kutsunud olen, aga räägime loomadest, ei räägi inimestest. Et kas sa näed rohkem probleeme, on sul rohkem tööd tänu sellele, et on kevad? Mis on see, me ei saa ju öelda, et kevad on süüdi, vaid mingid asjaolud seal kevadel on süüdi, et loomadel on silmahädad. Mida sa välja tooksid? No tavaliselt, kui lumi ära sulab ja maapind muutub kuivemaks, tavaliselt on meil siis ka üsna tuuline ja see tähendab seda, et ka tolm on õhus rohkem. Praegusel ajal ma ütleks, et mulle tundub, et väga populaarsed on väiksemad kasvukoerad ja kui nüüd mõelda nende väiksemad kasvuloomade peale, siis nad on sellele tolmusele maapinnale oluliselt lähemal. Ja et tolmu leian ma sealt silmadest ikka päris palju. Aga mis kaebusega ta tuleb? Kõige tavalisem on see, et silmad jooksevad. See on ju huvitav väljend tegelikult, aga tuleb hakata eesti keeleliselt mõtlema, et silmad jooksevad, kuhu need silmad jooksevad siis? Ma ei tea, nõre pool silmast on oluliselt kohmakam. Jah, et silmad jooksevad on siis, listatakse. Aga see on ju, iseenesest räägime sellest siis võib-olla natuke lähemalt, et iseenesest jälle see ei ole ju mingisugune halbasi, meie targas keeles patoloogia, sest et silmade, see ongi ju see nõre pisarad ja sellel on ju oma funktsioon, eks ole ju? Jah, pisara pool tähendab seda, et silm reageerib mingisugusele ärritajale ja pisarad tulevad ainult selle jaoks, et neid ärritajad sealt silmast välja pesta. Nii et palju tolmu ja jooksevadki rohkem. Aga me ei saa nii lihtne see ka ei ole, et nüüd ütleme, paneme suu kinni, et reageerib ärritajale ja peabki jooksma. Mis hetkel siis see omanik peaks nägema, et seda on liiga palju, tuleb, kas ta läheb kohe spetsialisti juurde, tuleb sinu juurde või saab teda perearst alguses aidata, et kas see, et kuidagi juhendada teda seda vast omanikku, kes nüüd märkaski, et mul 3 päeva korral silmad jooksevad rohkem kui tavaliselt ja mis see on see rohkem? No eriti hästi on seda näha muidugi valgetel või heledatel loomadel, eks ju, et kuna pisarates on pigment, mis suurepäraselt värvib heleda karvarooste pruuniks, siis nendel paistab üsna hästi välja, et seal on natuke rohkem seda nõrevoolu. Enne arsti juurde minekut, mida kodus saaks teha, on lihtsalt neid silmi loputada. Millega? Loputamiseks sobib suurepäraselt füsioloogiline lahus. Tegelikult on olemas loomadel erinevad silmapuhastusvahendid. Kui mitte midagi ei ole võtta, siis keedetud vesi on ka väga hea. Et see on lihtsalt, et teda oleks palju, et teda lasta silma, et ta peseb selle sodi sealt välja. Nüüd tõstavad osad korramalikud kohe käed püsti ja hakkavad hädaldama, et ta ju ei lase. See on jah selline omaniku ja koera vahelise koostöö harjutamise koht. Et tegelikult võiks ju loomad olla harjunud selle toimetamisega. Et neil pikaninalistel koertel on muidugi lihtne, et seal tuleb lihtsalt koonust kinni hoida ja siis teha seda, aga lühininalised vajavad natuke rohkem toimetamist. Mulle väga väldis, kui sa ühel loengul loomaarstidele seda mainisid ja mul tõesti oli nagu mingisugune valgustatus saabus mu peale, et miks ma ei ole seda ise, ma ei ole selle peale tulnud ja ma ei ole ka sellest rääkinud kutsikaomanikele, et see võiks ka olla üks esimeste vaktsineerimiste konsultatsiooni osa ja eriti nendel tõugudel, võib-olla pärast natuke mainime neid tõuge ka, kellel me näeme ette, et on suur tõenäosus mingitele silmaprobleemidele, et nad juba kutsikat õpetaksid, et ta laseks omal koonust kinni hoida, et ta laseks ta silma vaadata ja tegelikult miks ka mitte ka silma tilku panna. Et võib ju neid tavalisi niisutavaid või kunstlikke pisaraid, need ei ole midagi halba, kui need kord nädalas katsetada väga hea pasteeditükiga, et koer laseks omale, ta silmale ligineda juba sellise mingisuguse plastmasssurakaga, sest jah, see oleks mõistlik selles mõttes, et enamusel
sellistel normaalanatoomiaga loomadel tegelikult ju ei ole väga suuri probleeme, aga et kui seal on ikka need lühininalised lemmikud, siis nende puhul võiks olla see et kutsikana juba harjutatud. Eks ole, et kõigepealt harjutame seda, et me hoiame su pead paigal ja reeglina seda on kõige parem teha ninast kinni hoides, kui on nina, mida hoida. Väga ei ole. Ja edasi siis tõesti see, et juba, et see käsi ligineb siia silmale. Ma arvan, et me ise ka, kui meil on mingisugune ootamatult mingi inimene hoiaks me pead paigal ja ligineks mingisuguse asjaga me silmale, me hakkaksime rapsima ilma igasugust, kui meile seletust ei anta. Ja korrale me ei saa ju seletust anda. Ja kui see on veel valus ja reeglina nad ilmselt on suhteliselt ebamugavad või valusad need silmahädad, siis on see ebaõnnestumine veel kahekordselt kindlustatud. Jah, kuigi eks ma olen siin aastate jooksul näinud ka neid patsiente, kes tõesti tänu sellele, et nad vajavad ravi ja seal ei ole nagu mingisugust alternatiivi peale silmatilkade paneku, et saadakse hakkama küll. Et on võimalik ka ju vanemale koerale õpetada, aga jah, sellised natuke pöörased, lühikoonulised on rasked. Et seda võiks tõesti harjutada. Et üks treening lisaks silmatilkes. Me tegelikult sellest räägime, et vaata kõrvu ja näpi varba vahesid ja pane koera külili. Aga see, et see silma saaks, mul tuleb kohe meelde see üks meie ühine patsient, see üks suur saksa lambakoer, keda me sinuga vaatamas kodus käisime ja kes oma sellele suurusele kõigele vaatamata oli hästi sõbralik ja tore koer. Me olime võhivõõrad inimesed, kes läksid tema majapidamisse ja kohe, kui me püüdsime talle silmarohtu panna, muutus ta väga kurjaks. Ja tema oli just see tüüp, kellel, räägime nüüd siis sellest teisest hädast ka, ere päikesevalgus, eks ole, sellel koeral oli ju mingi taoline haigus, mis päikesega läheb hullemaks, kui ma ei eksi. Seal oli see rahvakeelne nimetus on saksa lambakoera keratiit, tegelikult on ta siis krooniline pindmine keratiit, mis on hästi sage saksa lambakoer. Kas see on see, mida pannuseks ka nimetatakse? Pannus on jah, seal on heal lapsel mitu nime, Überreiteri sündroom on ka. Nii, see kõlab küll, et saksa lambakoer on Überreiteri sündroom, siis on tunne, et ta tahab kodus võimust võtta. Ja, mul kunagi üks Rootsi kolleeg, kes mind USA-st tutvustas teistele kursuslastele, et ta on Ülle. Mõelge Überreiteri sündroomi peale, siis teil jääb see nimi või see täht meelt. Ü-täht on keeruline teistele. Nii, aga räägime haigusest endast. Ta ei ole ainult saksa lambakoeral, eks ole ju? Ei, seda võib olla teistel tõugudel, seda võib olla ka nendel sellistel hundikoertel nii öelda, aga valdav patsient on ikka sakslane laua peal. See on mingi pärilikkus taga ilmselt? Tõenäoliselt jah, aga see on lihtsalt ülemäärane või ületugev reaktsioon ümbritsevale keskkonnale ehk siis UV-kiirgusele. Ja kui sellega midagi ette ei võta, siis teeb ta koera pimedaks. Aga see on päris valus ka, ma kujutan ette. Kui endal on silmad haigus, kas sügelevad ja on ebamugav. Ebamugavustunne on seal kindlasti jah, algusfaasis, kui sinna hakkab tekkima see kasv sarvkesta peale, siis on seda nõrevoolu ka jah. Mis see siis silmasarvkest reageerib ülemäära agaralt? Ta üritaks nagu endale päikseprille ette kasvatada. Et siis sinna kasvab sisse armkude ja kui sellega mitte midagi ei tee, siis ta tegelikult levib üle terve sarvkesta ja kui ta on selle kogu sarvkesta täis kasvatanud, siis see loom ei näe. Nii et selliseid nägemispuudega loomi on olnud mul ikka laua peal küll. Aga inimene ütleb selle peale võib-olla, et kuidas ma seda aru peaks saama? Mis on need esimesed nagu tunnused? Tavaliselt on seal ikkagi see, et see silm on nagu punetav, et see vohand või see armkude seal sarvkesta peal, see paistab silma. Ja mingil hetkel tekib sinna vist selline natuke kleepuv nõre ka. Jah, see tuleb sellega koos, et mõningatel juhtudel on sinna hästi palju pigmenti sisse kasvanud, siis see nii hästi silma ei paista, aga üldjuhul on ikkagi see, et midagi punast on. Või siis selle teine variant, mida kutsutakse plasmoomiks, kus need muutused on valdavalt siis selle 3. silmalau peal. See on see, mis sealt nurgast piilub vahel ja vahel ei piilu. Kui tavaliselt, kui ta on
normaalne, tumepruun, pigmenteerunud, siis seda ei pane tähele ja seal hakkab siis toimuma selline pigmendi kadu, ta muutub nagu heledamaks ja siis ta läheb täpselt samamoodi paksemaks, et paistab nagu rohkem välja. Ja tekitab ebamugavustunnet, et kolmanda lau selline paksus ja karedus, mis tuleb selle plasmoomiga iga kord, kui loom pilgutab, siis käib see kolmas laug üle sarvkesta pinna, et puhastada ja kui ta on natuke ebatasane, siis ta ka ärritab. Aga selles mõttes nagu ravi, me ei saa seda terveks ravida, seda looma, eks ole? Ei, aga mis saab teha? Sellele on olemas tegelikult väga hästi toimivad silmatilgad. Et see töötab enamusel juhtudest töötab ta nagu väga hästi. Ehk siis igapäevased? 2 korda päevas, kui on kõik asjad on sügavalt individuaalsed, et tegelikult on ka võimalus, et aasta kõige pimedamatel kuudel, kus meil päikest eriti palju ei ole. See aeg just sai läbi. Tegelikult selle pannuse osas on veebruar, märts ja lumine kevad on see, kus nii et veebruarist on juba paha? Ja. No ja siis, kui on päike ja lumi, siis ta ilmselt on väga paha. Siis on nagu võimendub. Meil on lihtsalt viimasel ajal olnud mingisugune kestev november siin novembrist kuni märtsikuudi. Kui päike välja tuleb ja lumi maas on, siis lihtsalt seda tagasi peegeldunud UV-kiirgust on ikka palju. Ma tean, et sa oled mitmele koerale andnud ka päikseprillid. Kuidas nad on hakkama saanud? Ma prillide kauplemisega ei tegele. No aga mingi. Ja ma tõin nad kunagi ühelt konverentsilt kaasa lihtsalt selle mõttega, et neid proovida. Et see võimalus on olemas, nad on 100% UV-kaitsega ja nad näevad väga kuulid välja. Aga seal on nagu see küsimus, et kas koer ilma omanikuta peab neid prille peas, eks ju. Et ma väga seda varianti ei usu, et kui ta nüüd prillid pähe saab ja õue jalutama läheb, et siis need seal püsivad. No jaa, aga me oleme ka jälle, kui me räägime koerte käitumisest ja heaolust, siis me oleme seda meelt, et koer peaks jalutama omanikuga, mitte istuma üksinda kuri seal aia küljes, eks ju. Et kui siis ikkagi suudetakse harjutada, ma lihtsalt mõtlen, et kas keegi nendest, kellel sa proovisid, nagu sai hakkama ka? Mõned on nüüd ikka nagu ostnud, jah. Ja neid ilmselt tänapäeval saab lihtsalt kuskilt netist tellida. Ja netist saab tellida, neid on meil 2 tüüpi, mida ma nagu vaadanud olen. Et ühed on tõesti eraldi siukse pehme ninapealsega ja siis on teised, mis näevad välja nagu need suusaprillid või lenduriprillid. Aga teine valik on siis muidugi see, et ta ongi meil toas või siis on ta kusagil, tema aedik ongi täiesti vilus kohas ja jalutame taga siis, ma ei tea, suvel on muidugi üldse keeruline. Tegelikult on ikkagi prillid aitavad, aga ravim. Ravivad silmatilgad. Et see on nagu sellest ravimise variandist ei pääse kuidagi moodi. Kas see teine häda, mis asjatundmatule isegi minule, kuigi ma olen loomaarst, aga mul oli väga hea kõikides silmaküsimustes kogu aeg sulle toetuda, siis ma ei ole sellesse nii ennast pühendanud. Kas kuiv silm on ka kuidagi suvel või päiksega halvem või seal ei ole vahet, et see kuiv silm on kogu aeg ühte moodi ja siis natuke ka sellest, mis see kuiv silm üldse on? Kuiv silm tegelikult ütleme päikesega on hullemad kõik silmapõletikud. Et silmapõletikke on pindmisi ehk siis siin konjunktiividid, keratiidid ja on siis silmasiseseid põletikke ja need on igal juhul valgust teeb nagu enesetunde kehvaks. Sest seal on lihtsalt valgusele reageerib iiris, eks ju, ja kui ta on nagu põletikuline, see reaktsioon on hästi tugev ja isegi nagu valulik. Aga nüüd kuiva silma puhul, see on siis, iseenesest on teda 2 tüüpi. Üks tüüp on selline, kus pisaranäärmel mingil põhjusel ei teki, pisaranääre ei tooda piisavalt pisaraid. Ja teine tüüp on seotud nende punnsilmalistega, kus siis pisaratoodang on normaalne, aga kuna silmad
silmalaud ei tööta hästi, on hästi palju sellist avatud silma, siis need pisarad lihtsalt aurustuvad sealt sarvekesta pinnalt kiiremini, kui me tahaksime. Nii et... No ja siis ongi selline naljakas pilt minu meelest osadel, et sina paned diagnoosi kuiv silm, aga omanikule tundub, et tal ju silmad jooksevad, et kus ta kuiv on. Kuiva silma puhul me ikkagi räägime sellest, pisaravedelik on, või pisarad on mitmekomponendilised. Ja see, mida seal puudu jääb, on see vesine osa, aga limane osa jääb alles. Lisaks sellele, kui pisaraid on vähe, siis hästi palju silma normaalseid funktsioone häirub. Ta ei saa, sarvkest ei saa pesemist, sarvkest ei saa süüa ja need mikroobid, mis jäävad sinna, sest et seda voolu ei ole, siis need hakkavad paljunema ja sealt tuleb omakorda nõre. Aga sa juba mainisid punnsilmseid, aga on meil veel mingisuguseid tõuge, kellel on veel soodumus sellele kuivale silmale rohkem? Kuiva silma tõud on inglise bulldog. Ikkagi punnsilm muidugi. Siis on mõningatel tõugudel on kaasa sündinud kuiva silma, siin on näiteks Yorki ja Hiina harjaskoer, kellel nagu on ja Cavalier, King Charles Bannereid võivad olla. Jah, üldiselt see lühike nina ja põlis silmad. Ehk siis jälle, kui me räägime sellest kutsikast, kui nüüd siin nende tõugude esindajad, omanikud kuulevad ja neil on selline kutsikas kodus, et siis nendel igal juhul tasuks hakata harjutama seda silmatilga silmapanekut. See oli isegi, kui ei ole nagu probleemi, siis lihtsalt see, ühtepidi on see koera harjutamine, teistpidi on see ka iseenda harjutamine, et sa pead olema nagu see, et sul on endal käe sees see rutiin, et sa võtad selle. Ja see ei olegi nii lihtne, ma olin siin ise sunnitud endale vahepeal silmatilka panema ja kord ühesid ja teisi ja mõnda on lihtne panna ja mõnda ei ole üldse ja mingisugusel ma peaaegu torkasin selle otsaga silma omale, sest see oli nii pikk ja ma olin enne just nagu sellise lühikese sellise tilaga harjunud, nii et tõesti, et see on asi, mida tasuks koertele harjutada, aga me nüüd rääkisime kogu aeg ainult siin koerast, et kas kassil on ka midagi, mis on kuidagi aastaajaga seotud või kassid on aastaringselt ühtemoodi ja mis neil lisaks nendele, põhiline, miks kassi silmadega me näeme häda on ju kõige nakkushaigused, aga mis seal veel võiks olla? Herpesviirus on herpesviirus, teine, mis on tõuga seotud probleemid, ehk jällegi lühike nina, siis see poole keerduvad laud, see on nagu pärslased ja mainkuunid on nagu need, kes on sellised üleesindatud. Nii et õues käimisega kasside puhul seostuvad tavaliselt kassikaklused. Ja muidugi, küüs silmas. Ja, just, kassid tabavad suurepäraselt, neil on ikka, ja kui nad küünega pihta saavad, siis sarvkesta vigastus on üks asi, aga seal on ikka nagu läätsekapsli rebendid ka, et need on päris suured. Ja see on alati ju infitseerunud see haav, sest see kassi küüs on ju väga, võiks öelda, kass on küll ise puhas, aga küüs on ikkagi räpane ja ta viib sinna sügavale kudedesse need bakterid, see on nagu tõsine lugu, eks ole ju. See kassi küüne vigastused ja kass ja koer koos, eks ole, et kui on kutsikas ja kass ühes majapidamises ja kassile ei meeldi see tüütu putukas, siis nad sihivad silma ja nad väga hästi sihivad silma. Aga mitte ei ole vist kõik. Mul oli Boston Terrier ja enne oli kass, aga mu kassile meeldisid koerad. Ja ta peksis teda küll käpadega nagu Tom ja Jerry multikas, aga pehme käpaga alati. Mul on oma koer kutsikana saanud ühelt külakassilt. Et just isegi ta oli kuskil 3 kuune ja mul oli vist pilulamp oli autos kaasas, ma vaatasin üle, et läks hästi, oli ainult konjunktiivi vigastus, aga tegelikult ei... Ta isegi sarukesta ei saanud pihta, jah? Et see on nüüd ka see asi, mida jälle me alati peame meelde tuletama, et ka väike kriim, et kui on sarvkesta vigastus ja omanik ise ei suuda tuvastada tihti peale ja isegi meie ei suuda tuvastada teinekord palja silmaga, vaid peame selleks tegema siis spetsiaalse sellise, mitte küll väga keerulise uuringu, aga siiski, et lihtsalt inimestele
meeldejätmiseks, et kui sinna sarvkesta vigastusega silma hakata naabrinaise juhendusel mingit tilku panema, et siis võib saada mingi väga tõsise probleemi. Ma ei tea, kas sa oled pidanud mõne silma eemaldama ka sellise ravimise tõttu või oled saanud nad ikka enam-vähem nägevaks pärast? Ma arvan, et seda on olnud nii üht kui teist, et täiesti, kuidas on. Et me tõesti ei tohi, me võime loputada neid silmi, kui meil on mingi kahtlus. No võib-olla jah, kui nüüd sellest tolmust veel rääkida, me hüppasime kohe järgmiste tõsisemate teemade peale, et suure tõenäosusega võibki olla, kui inimene ütleb, et tal nüüd hakkasid küll omal silmad väga jooksma, et käiski kuskil Einamaal jalutamas kuskil tänaval, kus on väga palju tolmu, et ilmselt see esimene nii-öelda silmade üle või läbi loputamine siis füsioloogilise lahusega või võtta mingid kunstpisaraid apteegist, seal on ju neid ka tohutult palju, mis on nagu loputusained. Põhiline on see, et sa pesed välja selle ärritaja. Ja pesed ärritaja välja ja siis, kui siis ei lähe paremaks või tuleb tagasi, et siis ilmselt juba arsti juurde tulla. Mina tavaliselt olen ka seda öelnud, et ma loodan, et ma olen õigesti öelnud, et kui mul üks silm jookseb, et siis see on selles mõttes nagu halvem asi, et siis ma ei saa seda eriti selle tolmukaela ajada, sest et kui ma arvaks, et ta on tolmu peale ärritunud, siis võiks ju mõlemad joosta, et siis ma pigem peaks kahtlustama traumat või midagi, et on sinna konkreetselt sinna ühte silma midagi sattunud. No trauma puhul võiks seal ikkagi nagu valuga juures olla. Et siis ta nagu pilutaks võib-olla. Sest et see üks silm jookseb, see võib olla ka näiteks siis, kui on mingi anatoomiline defekt. Et tal puuduvad. Aga siis ei teki äkki? Ei, see võiks, ta tegelikult on, kuidas ma seda siis nüüd ütlen, et tegelikult on see, et kutsikana on silmad nagu reageerivad, see on normaalne. See, mida me sinuga kunagi ammu tegime, kõiki neid folliikuleid kraapisime ja petsisime. Et see on tegelikult esimesel eluaastal on kutsikate reaktsioon ümbritsevale keskkonnale täiesti normaalne, seal on konjunktiivil ja kolmanda laudaga on niisugused nagu väikesed lümfisõlmed põhimõtteliselt, mis siis kogu see sodi, mis sinna konjunktiivi peale satub, nad lihtsalt töötavad selle läbi, teevad kahjutuks ja siis lähevad ise suuremaks ja mõnikord see, et need folliikulid või need lümfoidkoe kogumikud on suurenenud, tekitab omakorda probleemi. Seda on noores eas hästi palju. Aga kas me olime tookord liiga agarad neid siis peitsimas ja kraapimas, et see tänapäeva enam ei tehta, et see on jäänud nagu... See oli nagu... Toona ta oli ikkagi nagu eraldi haigusena kirjas. See follikuliit, jah. Tänapäeval on ta normaalne reaktsioon. Et sa ravid seda siis, kui ta tekitab probleeme. Et tõesti, kui sealt silmast tuleb niisugust mädast nõret, et siis saab seda kõike alla võtta. Aga me ei mõelnud seda ise välja, me olime ikka mingist targas raamatust. Lihtsalt see on nüüd näide, kuidas meditsiin areneb ja enam me siis nagu seda ei tee, eks ole. No kuule, kui me läheme veel ajalugu tagasi, siis ma mäletan seda, kus tuhksuhkrut silma puhuti. Aga ärme... Kusjuures tuhksuhkru silmapanek teatud muutuste korral võiks tänapäeval olla nagu täiesti adekvaatne. Aga see on teatud muutuste puhul. See on teatud muutused ja sul peab diagnoos olema ikkagi. Aga mis see diagnoos siis oleks? Sarvkesta turse on tegelikult, mina kui lapsena, mul tädi oli lüpsja. Ja siis oli lehmadel on ka erinevaid silmapõletikke, siis tema ütles mulle, et kuule sellele peab tuhksuhkrut silma puhuma. Ma nüüd üksikasju ei mäleta, see ei olnud kindlasti see, mis minust loomaarsti tegi, aga see on mul meeles. No seal jah võib täitsa poolt olla, seepärast, et seal tekib seal mingisugune osmoos, mis tõmbab vedeliku välja. Aga ärge nüüd palun puhuge oma koertele, kassidele, aga ka lehmadele. Ja lehmadele tuhksuhkrut silma. See on erioti aegsed ravimeetodis. Jah, kui midagi muud ei ole, siis ju tegelikult otsitakse kõik välja. Aga sa ju tegelikult käid teinekord ka teisi loomi vaatamas peale koera ja kassi ja sinu juurde seda, et sulle küülik teinekord tuuakse või mingi hamster või kes iganes, et see ei ole mingi ime. Kes on su kõige eksootilisem patsient olnud?
Ma arvan, et madu. Okei. Oli ta nõus oma silma näitama? Ma vaatasin seda. See oli tükk aega tagasi. Hobuseid on ja hamstreid ja rotte ja tšintšillasid ja üks kilpkonn on. See ka ju paneb kohe silma kinni minu meelest, see on väga keeruline. Pea kilbi alla tagasi. Ja tema pea, aga see pead on veel osavad, need oskavad hoida, aga ma mõtlen, kui ta paneb laud kokku, just kilpkonn madu, ma mõtlen, see ei saa ju, see näpud sinna taha saad, kui see lau üldse lahti saad. Ega tegelikult on paljudel juhtudel, kui sa nagu ei saa midagi teha, siis sa üritad vaadata. Vaatad kaugelt, et siis, et kui ta silm lahti on, siis püüad hiilida nii lähedalt, kui saad. Sest seal on kõikide nende silmajuttudega on ikkagi oluline detailide tuvastamine, eks ju. Et ma vaatan vahest koeri ka kaugelt. Sellepärast, et kui ma lähedale lähen, siis nad lihtsalt panevad oskuslikult oma silmad kokku. Ja mõni võib-olla ründab ka, sest ega need sinu silmaaparaadid ka näevad natuke hirmuratavad, ma arvan, välja koera jaoks. Ja tõesti, sul on ju see selline nagu suur binokkel või ma ei tea, kuidas ta nagu kirjeldada. Mikroskoop on ta. Üks on mikroskoop ja teine on sul siin peas. See on oftalmoskoop. Ja kui siis nüüd siis koerale, kes üldse võib-olla väga ei taha, et talle võõras inimene ligi tuleb sellise veidra aparatuuriga. Seal on ju mitu asja, et esiteks ma tulen näkku, selles mõttes, et see 10 sentimeetrit on umbes töökaugus ja teiseks on valgus suhteliselt ere, et seal on mitu asja, mis tuleb nagu ära taluda. Et ja pahasi on see, et tegelikult rahustuses koeri väga hea vaadata ei ole, et ma ikkagi üritan seda teha niimoodi kõigi kaasabil, et see oli ka just asi, mis ma tahtsin öelda, et kui ma näiteks kõrvaga ei saa muidu hakkama, siis anesteesias kerges rahustuses on see on nii lihtne ja ongi palju parem ja sa pääsed sinna nurgatagustesse ja kõik, aga anesteesias koer või kass see keerab selle silma sul kuskil sinna kukla taha praktiliselt ja allapoole ja sa ei näe ju väga midagi, eks ole. Eks ma ikka näen ära kõik, mis mul vaja on. Ma arvan, et ma olen seda ikka aastatega seda tähelepanu on võimalik treenida päris hästi, et mul väga palju, ma saan kiiremini hakkama, aga vahest on vaja, et oleks paar sekundit paigal. Nii et palun omanikud harjutage neid, keda saab harjutada, nagu näiteks koer. Kassiga, ilmselt saab ka kassipojast peale, et ta laseks endaga kergemini mingid manipulatsioone korraldada, aga koeraga muidugi võiks tõesti teha neid harjutusi algusest peale. Et elu on, tähendab, see arsti juures olek on nagu üks asi, eks ole, aga kui siis arst paneb koju, te peate silma puhastama, seda tilka võiksite panna 6 korda päevas, seda tilka võiksite panna 3 korda päevas, et need asjad on ka vaja kõik ära teha, et see, mis me kabinetis teeme, on üks asi, aga see kodune ravi on juba järgmine asi. Et mul on tõesti olnud ka selliseid omanikke au ja kiitus neile, kes tõesti panidki oma loomale iga tunni aja tagant silmatilka 24 tundi. See ei ole üldse lihtne. Et aga Inimesed ütlevad, kardavad seda looma pimedaks jäämist. Mina pigem muretsen sellepärast, et kui on ikkagi väga valus ja ebamugav, sest et koer ju, nagu me teame, saab veel päris hästi hakkama ju ilma nägemiseta, võrreldes meiega, inimese jaoks on nägemise kadu ikka täielik katastroof ju. See sõltub kusjuures ka inimesel. Et see on nüüd erinevatelt koolitustelt pärit, aga tegelikult inimesed, eriti vanainimesed, ei pruugi seda tähele panna, aga see ei ole teema. Loomade puhul on pimedaks tegevaid haigusi on laias laastus võib jagada neid nagu 2. Ühed on need, mis juhtuvad pika perioodi vältel, et ta kogu aeg see nägemislangus nagu läheb hullemaks ja teised on siis sellised, mis võivad tekkida äkki.
ja seal on nagu see adapteerumise aeg on erinev. Jah, kui ta vaikselt jääb, siis ta ilmselt juba võtab nii palju kuulmise ja haistmise ja kompimisega üle, et nagu tuttavas, ma mäletan, et sinu patsiente, kes tulid ja arvasid, et koer on pimedaks äkki jäänud, siis nad olid uues kohas jalutamas käinud ja tegelikult sina tegid kindlaks, et see koer on pime juba pikemat aega ja omanik ei olnud aru saanud. Aga see äkki jäämine, see ilmselt ehmatab neid, jah? Jah, see on äkkida ei saa nagu hakkama, et sellele adapteerumisele läheb ikka mingi paar nädalat, et ta muutub järjest kindlamaks. Sellist peab teda aitama, eks ole, ta peab rihmas olema ja temaga ei maksa minna kogu aeg suure uraaga mingitesse uutesse kohtadesse, vaid pigem katsuda teda juhendada seal, kus ta liikuma peab. Sa harjutad, kui sa käid jalutamas iga päev enam-vähem ühte ja sama rada, siis on mõistlik seda alguses teha. Ja kui on oma aed, siis tegelikult on mõistlik ka oma aias rihma otsas jalutada natuke aega, eks et ta saaks need rajad selgeks. Aga kuidas sina näed, mis on nagu hullem probleem, kas see pimedaks jäämine või siis see, et inimesed ei tunne seda valu ära? Sest kui me räägime glaukoomist jälle, eks ole, siis see on nii valus, see on nii valus haigus, et seda me ilmselt ei kujuta ettegi, eks ole. Ja nad ikka nii oskuslikult varjavad neid, et ma siin aeg-ajalt rõhkusid näen umbes 99, see mõõt tonomeeter näitab 100, eks. Aga mis see normaalne on? 15–25. Ikka peab olema pööraselt valus. See tegelikult inimene võiks juba siis oma looma käitumisest näha, et midagi on halvasti. Ei tea, mitte tingimata. Mitte tingimata. Kui ta on, seal on ka jällegi see kroonilise ja ägeda haiguse vahe, et äge on alguses on nagu väga valus. See kui on, aga need kroonilised, need kroonilised glaukoome on tegelikult eriti kassidel on päris palju. On seal mingi põhjus, miks? Tavaliselt silmasisene põletik, mis on olnud siuke väga-väga väike silmasisene põletik. Et algne põhjus on tõenäoliselt mingi viirus ja siis nad on olnud põletikulised ja siis see põletik tekitab siis siukseid troppe sinna nendesse silmasisese vedeliku liikumisteedesse. Sellel valgusel siis me peame veel lisama kassid sinna nüsuninade nimekirja, sest et kui kass ei ole elu sees saanud silmatilku, siis ega see kanali ei ole. Sa saad ta tavaliselt kätte ja kui ta ei ole päris metslane, siis sa kuidagi paned talle need tilgad, aga see kassiga on palju hullem see, et sa rikud temaga suhte ära. Koer annab sulle andeks, kui sa talle pasteeti peale annad, aga kass hakkab ennast peitma ja siis jääbki kogu ravi pooleli, sellepärast et ta lihtsalt enam ei tule kaapi tagant välja, kui sa hakkad silmatilku panema talle. Ja kasside puhul on muidugi hästi oluline see, et need silmatilgad ei oleks nagu, peaks olema soojad, eks ole, vaata see ebamugavstunne on. Ja kuigi ma arvan, et see silmatilkade panek iseenesest, see on, teed pai ja paned ülevalt poolt. See tundub meile nii kaua, kuni sa oled pannud oma kas beebile või koerale ja siis sa saad aru, mida sa tegelikult oled vastele omanikele soovitanud. Nii et jah, et see ei ole lihtne. Aga võib-olla siis soovitamegi siis nii praegu, kui on tolmune, olekski hea natuke silmi loputada, et oleks pidanud selle saate muidugi mingile silmatilku püüvale firmale vahabima, et mingi ostke midagi, kas või tavalist füsioloogilist lahust ja loputage oma loomade silmi ja andke neile midagi head selle eest ja siis võib-olla ei lähe kunagi vaja. Mis on väga tore. Jah, mis oleks väga tore. Kui on vaja, siis on teie elu on lihtsam. Just, ja looma elu ka. Aga sellega me täna lõpetame, aitäh sulle üle. Aitäh kutsumast. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.